Kristel, kuule, sinul läks see asi küll nagu täitsa napilt, et mis ma vaatasin, mingi 7 minutit oli vist 3-ni aega ja siis sina tõid. Jaa, issand, kas nüüd on kell kukkunud? Jaa, täpselt, ja näed, kell on 3. Jaa, ma tulin töölt, meil on võttepäev on täna ja ma tulin lõunapausilt otse, et kähku, sest lihtsalt ei olnud võimalik varem tulla, ei päev varem, ei pool tundi varem, lihtsalt täpselt nii oligi, et see 7 minutit kuidagi moodi. No, mina olen kuulnud sellist asja, et üldiselt oma näoga ei taha väga artistid tuua seda lugu, sellepärast, et siis võib-olla vaadatakse, et käis küll Kristel, aga edasi ei saanud ja mis siis nüüd on ju, et kuidas sina muidu suhtud sellesse, kas see vastab tõele, et mõni artist tõesti teeb nii, et laseb sõbral tuua ja poetada? Jaa, see on täiesti, see on üks põhjus, teine siin see, et viimasel hetkel tulevad ju, tehakse intervjuusid, eks ole, ja värki ja siis keegi ei taha ju kohe niimoodi rääkima hakata, aga mul ei olnud väga valikut, mind lükati tanki lihtsalt. Teised on kõik ära, osad ootavad all, eks ole. Nii et lihtsalt kui ma poleks toonud, siis ma oleks jäändki ootama sinna trepi alla, et need ümbrikud ise sinna kasti jalutavad. Aga ma arvan küll, et see on natukene on see, et tõid oma laulu küll, kus see nüüd see poolfinaali nimekirjas on. Et jah, aga samas nagu ma ise mõtlesin ka selle peale, et okei, ma nüüd tulen, et nii tuleb üks Anne, eks ole, ja viskab mulle selle mikrofoni nina alla ja küsib, nii, eks ole. Aga tegelikult ei ole vahet, kas ma saan edasi või mitte. Ma olen üritanud ja see sõnum, ma arvan, et ei peaks olema see, et näed, Kristel viis oma lood ja ta ei saanud edasi, vaid see, et näed, ta üritas. Seekord ei läinud õnneks, aga ma vähemalt olen siin ja viisin oma midagi sinna, et nagu üritamine on juba ju pool võitu. Ja minule sinu juures meeldib alati see, et kõike, mida sa puudutad, muutub kullaks, et olgu selleks siis su bändi tegemised, olgu selleks teleseriaal, olgu selleks näosaade, et selles mõttes, et mina küll teiste muusikute asemel kardaksin, et sinu lugu seal on praegu. Et kas sa, kui sa selle loo panid sinna kasti, kas sa mõtlesid ka selle peale, et see võib olla esimene samm astumaks Eurovisiooni lavale? No ma valetaksin, kui ma ütleks, et ei, see pole mul üldse peast läbi käinud. Otse loomulikult ma arvan, et kõik need inimesed, kes oma lood sinna panid, nendel on see üks hetk sellest loo kirjutamisest, see on ju peast läbi käinud. Aga ma arvan, et asi on selles, et kuidas see mis su see lõppeesmärk on, et kui sa lähedki nõnda, et ma nüüd pean saama Eurovisioonile või muidu ma suren, eks ole. Et siis see tundub selline eos natukene vale lähenemine, et pigem teha muusikat, sellepärast, et muusikat meeldib teha ja sul on inimesed ümber, kellega sul on äge koos teha muusikat. Terve aeg, kui me nüüd ühte lugudest kirjutasime, mõtlesime, et me peaks filmima seda lihtsalt, sest et see oli tundide kaupa muidugi väga palju igavat asja, kus on lihtsalt molutamine ja kirjutamine ja maha tõmbamine, aga selline pool muserdatult, see ei toimi. Et kõik tahavad head lugu kirjutada ja kui see hea lugu meeldib teistele ka, siis seda vingem. Taavil on Eesti Laulu kogemus olemas, aga kas sina oled ka proovinud varem siia saada, sest et sina ju Eesti Laulu laval tegelikult eksin, ei eksi ju, oled? Millal? Soul Militiaga olin kunagi, ma olin nende taustatantsija. Ja, ma olin, mina, Tuuli Rand ja Bert Pringi olime Soul Militia The Future is Now loo ajal, olime täitsa laval. No vaatame selle siis üle. Ja palun vaata. Ma olin seal, tohutu meik oli ja cool lugu oli see. Aga eelmine aasta ma saatsin ka, aga see oli umbes niimoodi, et me kirjutasime selle ka mega kähku ja siis, kui me seda hiljem tagasi, kui me olime juba ümbriku ära toonud ja värki, siis ma kuulasin, siis ma mingi, kas oli mõtet seda siia tuua, aga samas jälle see on see, et I made something, et vähemalt mul oli see kogemus, et ma olen ühe korra sinna kasti midagi pannud, et okei, et ja miks mitte? Mina soovin sulle edu, nagu tavaliselt.